Tere, Hasso Krull! Tere! Kas sulle kohukesed maitsevad? Lapsest saati, jah. Ma avastasin, et sõna kohuke mõtles välja keegi Krull. Jah, minu isa, jah. Korraldati selliseid nagu uute sõnade võistlusi 70. aastatel. Ma mäletan ka, isa nagu kleepis ümbriku ja tal oli neid tegelikult hulgem. Aga see oli ainuke, mis käiku läks. Ta oli elukutselt vist sisearhitekt, eks? Jah, et see keelehuvi oli tal niisugune nagu hobi, jah. Nii et kalduvus keeleliste vahenditega tegeleda on siis justkui ikkagi sinugi puhul geenidega tulnud? Kultuuriliselt edasi antud, jah. Ema oli sul ka arhitekt, ütlevad teatmeteosed? Jah, et nad õppisid koos, kunagi siis nimetati seda kunstiinstituudiks, kunstiakadeemia on ta nüüd, jah. Ja ehk tänapäeval me seostame sind rohkem kuidagi nagu Tartuga ja lõunapoolsete piirkondadega, siis saad ometigi Tallinnas üles kasvanud, Tallinna poiss. Nagu paljudel tallinlastel, et need juured hargnevad väga mitmes suunas, et ema poolt olen ikka täitsa lõunaeestlane. Aastal 68 sa sündisid ja 2008 sa kolisid ära Nõmmelt siis. Ja kogu selle aja, mitu aastakümmet sa elasid Tallinnas Nõmmel? Sündisin jah Nõmmel Mai tänaval väikeses sünnitushaiglas ja toodi kohe sinna Hiiule, mis on kilomeeter maad ehk. Ja seal ma elasin üle 40 aasta. No kuidas sinu nõmmelisus möödus? No Nõmme on tegelikult suur, et ta on ikkagi, ongi nagu omaette väike linn, mis on Tallinnaga liidetud teataval hetkel ja kokku kasvanud, aga ta on selle oma aedlinna atmosfääri on ikkagi säilitanud isegi praegu veel. Ja hoolimata sellest, et Mustamägi puges sinna külje alla juba kuskil 70. algusest, isegi 60. vist hakati juba ehitama midagi. Jah. Et ma mäletan seda vanaemaga käisime, siis kui esimesi Mustamäe maju tehti ja mis minu jaoks nagu tänase Nõmme teeb teiseks, et aed on vähemaks jäänud, et Eesti inimesed on tegelikult läinud laisemaks, viisitakse ainult lükata nagu maa siledaks, külvatakse muru ja siis sealt käiakse niimoodi kord nädalas üle. Aga keegi ei viitsi hoolitseda peenarde ja lillede eest rääkimata, et oleks mingi väike kartulimaa ja õunaaed ja kui õunapuu ongi õues, siis seda ei mäleta enam keegi, et mis siis teha, kui õunad puu otsas valmis saavad. Need lihtsalt kukuvad alla ja sinna jäävadki. Aga ütleme, et siis kui ma laps olin, siis oli Nõmme ikka selline asfalt tänavaid seal ei olnud ja kõik olid ainult niisugused ilusad suured aiad. Paljudes aedades oli ka kaev. Mõned pidasid kanu, minu vanaema ka pidas kanu, et ta oli niisugune pooleldi nagu talupidamise moodi ja pooleldi nagu väike linnamaja. Et selline hästi nagu mitmekesine keskkond oli. Sa oled ju majaomanik lisaks kõigele muule. Jah. Et kui sul oleks nüüd võimalik seal aeda pidada, siis mis sa seal peaksid siis? Ja kas sa tegelikult ka tõesti peaksid või sa lihtsalt tõlgiksid lihtsalt ikkagi edasi ja ei süveneks sellesse, mis seal kasvab? No vot, mina olen eluaeg suhteliselt laisk olnud niimoodi aias liigutama, aga alati peab olema naisterahvaid, kes sellega tegelevad ja kes siis vahel ka nagu panevad mehi tööle. Siis kui ma Nõmmel elasin, siis ema ja isa tegid aias veel nii palju, et ega ma ei pääsenud löögile. Et alati, kui võimalik on, siis ma ikkagi natukene teen, jah. Et mulle iseenesest see meeldib. Ma mingi suur aiapidaja ise ei ole, et kui inimene tõesti pühendub aiale, siis see on nii, et kuskil kevadest sügiseni ikkagi nädalas on mingi 3-4 täis tööpäeva. Sul on vend ka? Mul on vend ja õde on nooremad, jah. Et mina olin 8-aastane veel, jah. Kui juba sündis väike õde, siis tuli vend ka. Ja nemad minu jaoks alguses olid ikkagi nagu lapsed. Et niimoodi üsna maast madalast ma olin väikest viisi lapsevanem ka. Ja mulle see väga meeldis, et vahel nagu räägitakse mingist kadedusest nooremate õdede vendade vastu ja nii edasi. Mul ei ole kunagi seda olnud väga
väga tore oli nendega tegeleda ja ma tundsin ennast kuidagi tähtsamana. Millega nad praegu ise tegelevad? Vend on teinud palju erinevaid asju, et ta õppis kunagi restauraatoriks, siis ta tegi muusikat ansamblis Zahir. Praegu on ta igasugust ehitustööd teinud Eestis. Ja õde elab mul nüüd Soomes Tampere lähedal, õpetab eurütmiat ühes Waldorf koolis. Nii et kui sul on tarvis midagi ehitustööd või sellist keerulisemat, siis vend saab alati appi tulla. Sellega on nii, et tal on käed kogu aeg tööd täis. Et ta tegelikult ehitab enda jaoks ka vahepeal, aga need ehitused alati võtavad kõige kauem, sellepärast et seda ta teeb vabast ajast. Aga kuidas sinu kätte haamer istub? Mitte üks raas. Ehitamine, remontimine, parandamine. No see lihtsalt ei suju mul. Ühesõnaga, ma olen loobunud juba üsna varakult, sest et kui ma näen, kuidas mõni teine võtab masina lahti ja ta ei ole seda kunagi enne näinud, aga iseenesest leiab üles, millist mutrit keerata ja kogemata parandab selle ära. Kui mina nii prooviks, siis isegi kui ma tean, mis seal sees on, ma ikkagi ajaks selle asja vussi ja mul võtaks see mitu korda rohkem aega, see vussi ajamine ka. Kuidas su koolitee möödus? Te käisid Tallinnas 2 koolis? Käisin jah, et alguses seal samas Hiiul 28. kool, nüüd ta on Hiiu põhikool, selline väike koolike ja hiljem siis Tallinna 7. keskkoolis, millest sai nüüd pärast 90-ndatel Inglise kolledž ja ta kolis hoopis teise majja seal, kus oli vanasti merekool Tallinnas. Siis, kui sina olid seal majas, kus praegu on Inglise kolledž, siis see kool ei olnud ilmselt mingi eliitkool, täitsa tavaline kool? Ta oli pisut varjatult sellise eliitkooli moodi, aga sinna sai ka katsetega. Ma tean, et vanemate tutvuse kaudu sinna lapsi viidi, aga siis mõned langesid 8. klassi lõpuks välja ja siis taheti sinna selliseid andekamaid juurde 9. ja mina läksingi siis konkursiga. Mingil ajal sa jõudsid lõpuks Pedasse. Miks just sinna? Sa õppisid, ma saan aru, siis eesti keel, eesti kirjandus ja eesti filoloogia ja õpetaja kutse ka. Ma tegelikult juba kirjutasin, kui ma olin keskkoolis ja kõik see väga huvitas mind, keeleküsimused samuti. Paljud läksid Tartusse, aga mul seda huvi siis ei olnud, et kuhugi kodust kaugemale minna. Ma pigem mõtlesin, et oleks selline igapäevane olme võimalikult lihtne, et ma ei peaks sellele palju energiat ja aega kulutama. Ja eks ma muidugi mõtlesin seda ka, et tollal ikkagi oli Nõukogude ajal see Vene sõjaväe hirm päris suur, et ega keegi ei tahtnud ju sinna minna. Et ülikool päästaks? Ühesõnaga, kui pärast ülikooli minna õpetajaks, siis oli võimalik põhimõtteliselt välja venitada kuni sellise eani, kus enam sõjaväkke ei võetud. 28 või mis ta oli? Oli vist 28, jah. Tegelikult ei olnud väga kõrge iga. Jaksaks püssi lasta küll veel? Ei, loomulikult, püssi lasta jaksab iga üks. Mulle see ka ei sobi, et minu juuresolekul millegipärast relvad kiiluvad kinni alati. Mul isa oli Kaitseliidus ja aga pärast mõnesid katseid ta loobus mulle üldse näitamas tema uusi relvi. Kuigi ta oli nende üle väga uhke, aga minu nina üle ta neid ei toonud. Pedas tol ajal vist õpetasid filoloogiat Mart Mäger ja Oskar Kruus. Mart Mäger on seal olnud, tema mulle ei õpetanud, et päris õppejõu järgi ei saanud valida. Muidu ma oleks ilmselt kuulanud veel mõnesidki loenguid, mis mul kuulamata jäid, jah. Aga kõige sellisem temperamentsem ja huvitavam õppejõud minul oli veel suhteliselt noor Mati Hint. Tal oli sellist keeleteaduse särtsu, et ta tekitas minus keeleteaduse vastu palju suurema huvi, kui ma oleks ise arvanud. Aastad olid siis 81, 85?
jah. Sina oled hästi palju kirjutanud luuletusi, siin luulekogu Talv ja Kornukoopia ja nii edasi. Kas nüüd selle tänapäevase relvastusega lähenedes me leiaksime sealt viiteid Nõmmel olnud aastatele, Pedale, esimesele abielule, Tartule, Derridaale? Seda vist kirjutas kunagi kuskil oma mälestustes see Saarikoski, üks abikaasadest, Tuula-Liina Varis, et kuskil ühes Saarikoski luuletuses on nagu juttu mingitest Punkaharju mändidest ja need männid on seal kuidagi mõjuvad sellise väga olulise sümbolina ja seda keegi kirjandusteadlane oli siis interpreteerinud ja siis lõpuks tuldi nagu Tuula-Liina juurde ka küsima, et mis need männid siis tähendavad ja tema ütles, et seda ei tohiks kunagi luuletajalt ega tema lähedastelt küsida, sellepärast nad käisid jalutamas seal nagu iga päev ja et ta mäletab neid mände, aga rohkem pole midagi. Mind kunagi on ka magnetiseerinud see Mallarmee lause, et kõik on olemas ainult selleks, et tipneda raamatus, mis siis tähendab, et nagu elu mõte oleks justkui suubuda kirjandusse. Mallarmee on mulle väga just teismeeas meeldinud, aga see lause mind kohutavalt vihastas. Nagu minu meelest pole üldse nii. Ja minu jaoks on kirjandus alati olnud ainult ütleme varuvariant või tagauks, kust pääseb sinna, kuhu meie kultuuris, ühiskonnas, tsivilisatsioonis, kuidas seda nimetada, sealt nagu otseteed ei ole. Et siis tuleb kasutada kirjandust, aga kirjandust pole üldse midagi sellist, mis peaks tingimata sellisel kujul olemas olema. Selles raamatus Talv, luulekogu, on sul näiteks luuletus sellest, kuidas sa tood talvel puittuppa, seal sees on üks herilane ja siis sa paned selle tikutoosi ja viid tagasi puuriita. Kas see oligi nii? Jah, ma kirjeldasin täpselt, aga muidugi tähtis on nagu see, et niimoodi igapäevaste toimetuste keskel ma puutun kokku ühe hoopis teise olendiga, kes elab hoopis teises ajas, kellel on nagu täiesti teine maailm. Et on niisugune kahe aja kokkupõrge, ühesõnaga viin ta tagasi sinna, kus minu arvates see tema aeg nagu kõige paremini kestis. Ja see on selle luuletuse idee põhimõtteliselt. Ja. Aga kas sul igapäevaelus on väga palju selliseid ootamatuid hetki avastusi, et nagu elada igapäevast elu ja siis järsku avastad mingisuguse väikse mulli kuskilt, mis tõmbab sinu mõtted enda külge ja siis sa mõtled seda ja mõtled ja teed luuletuse ja viid herilast ja kui palju see võtab sinu igapäevaelusse? Täna näiteks, oled sa midagi juba sellist kogenud? Täna ma olen teinud nii palju asju juba, et ühesõnaga loomulikult sellest kõigest võiks kirjutada mitu luuletust, aga tavaliselt ma ei viitsi. Et see ei kehti, et kõik on olemas ainult selleks, et jõuda lõpule või tippneda raamatus. Raamatud ja tekstid, need on veel ühed eluõied, aga niisugused mustvalged. Neid segi kasvatad ja nopid? No jah, aga teisest küljest on siiski nii, et ka keelelised objektid, luuletuse puhul see on kohe tugevalt tunda, nad on millegi poolest nagu elus ja see luuletus on iga kord natuke teistsugune, kui ma teda uuesti vaatan, aga ma ei jõua kunagi selleni, et aru saada, mis ta päriselt on. Samuti nagu teine inimene või loom või see herilane. Sa viita sinna välja puuriita, et kas ta seal siis külmub ära või hakkab kevadel hoopis lendama, ei tea seda. Asjadel peab laskma rahulikult olla, herilastel, luuletustel ja kõigil muudel olenditel ka nii palju, kui see vähegi on võimalik.
80ndate keskel sa olid Tallinna NAK-i liige ja 80. aastal oli sul juba olnud esimene trükiproov, ilmselt siis ajakirjas Noorus või midagi sellist. Ja siis sa ei olnud ka Hasso Krull mõnda aega, sa olid hoopiski Max Harnon. Kust selline nimi ja milline see seltskond seal Max Harnoni ümber oli 80ndate alguses? Jah, ma hakkasin vahepeal kirjutama nagu väga teistmoodi, sest et päris vara teismelisena ma ikkagi jäljendasin lihtsalt seda eesti kirjandust, mida ma juba olin lugenud. Siis mul tekkis mingi nagu rohkem selline mineviku huvi. Noor Eestil eriti tuli fookusesse ja Aaviku keeleuuendus. Ja siis ma hakkasin nagu endas kuidagi arendama ühte mingit sellist teist alternatiivset isiksust. Ta toimis mõned aastad, et pärast seda minu jaoks ta nagu suri ja teda enam polnud olemas. Kui sa ütlesid, et sa lõpetasid kaasaja luule hoovustes ujumise, kas see nüüd võiks tähendada seda, et sinagi kuulusid Juhan Viidingu ja Jüri Üdi jäljendajate hulka? Jah, ma proovisin niimoodi kirjutada ja eks natuke mõjutasid teised ka. No ma ei osanud kirjutada niimoodi nagu Kaplinski. Ma oleksin proovinud, aga... Kas sa nüüd oskad kirjutada nagu Kaplinski? Ma olen lugenud neid Aare Pilve ja Katrin Väli tõlkeid, Kaplinski tõlkeid vene keelest. Ja siis ma olen küll üllatunud, et kuidas nad on seda nii teinud, et see ongi täitsa nagu Kaplinski, kõlabki nii tema moodi. No mulle tundub, et mina ei oska. Millal sina viimati mõne halva luuletuse kirjutasid? Või mõne sellise luuletuse, mille puhul sa tunned, et kuramus, see nüüd läks küll täitsa rappa, et seda ei saa küll kuidagi heaks enam, täitsa pahn? Mõnikord ma saan ise poole peal aru, et sellest nagu ei tule midagi. Kui ma saan esimeste ridade juures aru, siis ma ei viitsi lõpetada. Aga poole peal ma ikkagi kirjutan ära, sest ma lõpuks ometi saaks teada, mida ma tegelikult mõtlesin. Ühesõnaga lasta protsessil ennast üllatada. Jah, ja siis tulla selle juurde tagasi. Et niisama üllatada võib ju ka lihtsalt seltskondlikus vestluses. See on mingi omaette anne, et mõned inimesed võivad olla hästi säravad just seltskondlikus vestluses, aga samas nad ei suuda kirjutada. Mina olen pigem nagu vastupidine, et niimoodi aeglaselt mõtleja. Ma hakkan kirjutama teadmata üldse, milleni ma nagu jõuda võiks. Ja siis, kui on mingi 2 või 3 lauset kirjutatud, siis ma äkki hakkan juba aimama, et edasi võiks minna nii. Mingisugused ensüümid hakkavad nagu tööle ja mida edasi sellega minna, seda rohkem ma tean, mida ma tahaks nagu veel ja veel teha. Ja siis, kui on luuletus, siis muidugi see kõik tuleb hästi kokku suruda. Ma olen oma elus lugenud küll mitmeid selliseid huvitavaid romaane, aga samas ma olen alati mingi ebalus nagu selliste paksude romaanide suhtes. Ma mõtlen, et miks pärast see inimene ei saanud seda kõike 10 leheküljel ära öelda. 3 musketäri lood, 5 köidet eesti keeles. Jah. Kuidas sa ütled seda ära 10 leheküljega? Saab küll. Aga siis ei ole muidugi see lugu, jah. Nad venitatakse nii pikaks selle narratiivse naudingu huvides. Samas filosoofid, arstiteadlased, isegi teised mõtlejad räägivad, et pikad tekstid ikkagi arendavad ka mõistust ja mälu ja seoste loomise oskust. Seda mina ei usu. Vaatan, lehitsen, loen algust, loen natuke keskelt, vaatan, mis siis lõpus on. Mul on see asi selge, mis seal enam. Suurtel inimestel, mida vanemaks nad saavad, seda olulisemaks on ikkagi mingi seos või side lapsepõlvest loetud tekstidega. Ma arvan, et kirjanikel on see seos või side eriti tugev. Millised sinu lapsepõlve tekstid? Muinasjutte nii palju kui võimalik oli üldse leida. Väga palju neid ei olnud ja siis lasteraamatud olid teadagi Astrid Lindgren, siis veel sellised nagu Vanake Hotabõtš või Totu Kuul ja
seiklusjutud maalt ja merelt. Need ma lugesin ka kõik läbi, mis... Kas need ei jätnud sinusse mingit jälge, mis praegu vastu hõõguks? Loomulikult, miks ma nüüd enam ei viitsi tavaliselt sellist pikka jutustavat teksti lugeda, ongi, et ma lapsena ja varases teismeeas lugesin selliseid tekste nii palju. No, ma nagu omandasin kogu selle kirjanduse konventsiooni, kõik need žanri reeglid, miks nagu lõpuks hakkas kõige rohkem luule huvitama, oligi see, et luule oli see, millest ma ei saanud aru. Ja ennem sa rääkisid siin müstilisest nimest Derrida, sellega oli samamoodi, et miks nagu ilmselt hakkas see Prantsuse 60-ndate mõtlemine nii huvitama, oligi see, et ma ei saanud mitte midagi aru. Kas sa nüüdseks oled midagi aru saanud? Jah. Et umbes 20 aastaga sa tegid selle asja endale selgeks ja siis sa läksid edasi triksterite ja eeposte peale. Jah. Aga kas sul neid Prantsuse klassikuid, 60-ndate klassikuid lugedes ei tekkinud mõtet, et kirjutada mõnele neist ja küsida lisakommentaare? No mitte kordagi. Mina näiteks olen Derridale kirjutanud. Küsisin autogrammi, sain ka. Ja Levi Strossile ka kirjutasin. Näitis ka autogrammi. Oi, jõudsid talle veel kirjutada. Et mul on see presens nagu kogetud kahe suure mõttetarga lähedus. See on praegu selline üllatav idee, et mul tavaliselt ei ole tulnud seda mõtet, et kelleltki niimoodi otse küsida, et mida see tähendab, mida sa kirjutasid. Saaks küsida? Saaks küll, jah, aga mul on nagu pigem see tunne, et jah, kui seda tõesti teha, äkki ma sattun hoopis rohkem segadusse või. Aga tegelikult sellest peaks ikkagi nagu, peab ise aru saama, sest siis see ongi minu oma. Ega need filosoofide ideed tegelikult ei ole signeeritud. Kui sa sellest aru saad, siis see on sinu mõte, mitte selle filosoofi idee. Ühesõnaga, ideedel ei ole kodumaad, nad ei ole sunnismaised. Kui ma loen puhta mõistuse kriitikat ja saan nagu aru äkki mille pärast Immanuel Kant seda raamatut kirjutama hakkas, siis on see minu mõistus ja minu kriitika. See ei ole enam Kanti mõistus ja Kanti kriitika. Ja niimoodi Kant seda tegelikult mõtleski muidugi. Mulle väga meeldib see väidetavalt Hiina vanasõna, mida ma kuskilt olen lugenud, et kui üks mees kuskil üksikus maakohas ühel hilisõhtul täiesti üksi mõtleb väga õigeid mõtteid, siis seda on kuulda tuhandete miilide kaugusele. Ühesõnaga, see, et keegi on millestki hästi ja õigesti aru saanud, see on väga tähtis ja siin isegi see tõsiasi, et see olen nüüd mina, kes sellest aru sai, et see tuleb unustada. See mütoloogia eeposte teema jõudis sinuni suuresti läbi triksteri kuju või sellega tegelemise. On see nii? Alguses lihtsalt hämmastas mind, et nii paljudes mütoloogiates on olemas vaste sellisele teatavale rändavale nomaadlikule ambivalentsusele, mis samas on nagu igasuguse loomise alus. Ma teadsin seda ennem, aga et on olemas selline müütiline tegelane. Aga võtame selle siis kokku. Trikster, see on selline pooljumalus, kes kõnnib inimeste seas, inimeste maailmas, aga suudab korda saata mingisuguseid imetegusid, kord on need motiveeritud, kord suvalised. Ta justkui tegutseb ilma mingite heade kavatsusteta. Ta on nagu täiesti isekas, egoistlik, aga ometi sellest on kõigile kasu. No Eesti mütoloogias siis, kes see võiks olla siis? No need on ikkagi need maastikuloojad ja
kujundajad, et neid tuntakse igasuguste nimede all. Kuskil 19. sajandi lõpust põhiliselt on Kalevipoeg ja Vanapagan. Bibliograafias märgib selle etapi algust ilmselt su eepos Meeter ja Demeeter. No siis ma tundsin alguses ikkagi põhiliselt huvi nende veeuputuse lugude vastu, sest veeuputus on selline kosmiline sündmus, mis nagu ühest küljest on maailma lõpp ja häving, aga teisest küljest, kuna see vesi pärast alaneb ja kõik sünnib uuesti, ühesõnaga kõik on lihtsalt puhastunud ja värske. Ma sain aru, et sinna juurde tuleb veel üks looja ja see ongi Trikster. Ja siis oli minu jaoks nagu see asi oli olemas, et ma sain mingi sellise mõõtme, mille tõttu mütoloogia omandas minu jaoks tähenduse. Varem tal seda nagu ei olnud, sellepärast et tegelikult on lihtsalt modernse inimese tavaline vaade müütidele segu harimatusest ja ebaausust. Aga me ju teame, mis asi on äike. Me ei kujuta ette ju, et mingisugune vanker sõidab üle taevakummi ja kolistab ja seal on piksi omal õõguva noolega. Me teame, et see on lihtsalt ioonid ja energiad. No mis asi on ioonid ja energiad? Ioon on niisuguse väikene osake ja... Aga sa oled neid ioone näinud või? Aga teadlased on. Nemad on teadlased. Aga kuidas nad nägid neid? Või erilistes masinates? Kuule, segu harimatusest ja ebausust praegu, mida sa mulle räägid. Ühesõnaga, sa ise ei tea tegelikult, millest sa räägid. See on nagu mingi ettekujutus, et seal toimub midagi sellist, on mingid ioonid või et me koosneme aatomitest ja nii edasi. See kõik on õige, ega ma ei lükka seda ümber. Kõik sellised kirjeldused sobivad ja on kahtlemata olemas reaalsed asjad, mis annavad põhjust neid ka niimoodi iseloomustada ja kirjeldada, aga mütoloogia mõte on nüüd hoopis midagi muud. Mütoloogia ei seleta tegelikult maailma. Võib-olla ei olegi õige rääkida mütoloogiast, sest mütoloogia on tavaliselt juba niisugune hilisem konstruktsioon, kus müütilist materjali korrastatakse ilma seda enam päriselt mõistmata. Vaid see müütiline mõtlemine ise on nagu midagi muud. See, ta ei paku mingisuguseid seletusi, ta pakub küll teatavaid põhjendusi mingitele nägemustele ja vahel ka nagu teatavale teguviisile, vahel ka sellele, kuidas inimeste vahelised suhted toimivad. Ja see, mis müüt on tegelikult, see on hoopis niisugune teatav viis nagu läbida kõiki enda olemise ja mõtlemise kihte nagu ühe korraga. Ta on selles suhtes igasuguse analüütilise mõtlemise vastand. Kui midagi analüüsida, kas või näiteks seda äikest, siis sa pead võtma sellest teatavad aspektid mingi ühe kihi ja siis sa saad selle niimoodi puhtalt kätte, aga selle kõik muud tasandid ja tähendused, need jäävad nagu selle varju. Müütiline mõtlemine on ikkagi see, mis võtab nagu selle kõik ühe korraga ja siis sinna liidetakse veel igasuguseid seoseid, nägemusi, mis annavad sellele niisuguse väe, et tegelikult see on võrdne nagu olemise enesega, jah. Aasta vist 2004, kui ilmus Meeter ja Demeeter. Et just siis oli kultuuriminister Rein Lang, kes leidis, et kõik kultuurkapitali nominendid peavad olema kättesaadavas absoluutselt kõigis Eesti raamatukogudes. Sinu teos kuulus nende hulka ja ma mäletan, et mõnelegi pakkus mõttemängu see, kuidas kõige väiksemates ja hämaramates raamatukogu toakestes üle Eesti, kus seni loetud Noora Robertsite Õhtulehte, hakkab äkki olema sinu eepos väga nõudlik, väga ikkagi eelteadmisi eeldav Meeter ja Demeeter. Kas sa oled massidesse viidav? Ma ei tea, mis asjad need massid on.
massid on lugejate hulgad, erinevate ootushorisontidega lugejate hulgad kokku. No nii, võt, nüüd sa ütlesid, et erinevate ootushorisontidega. Ühesõnaga, järelikult on tegemist inimestega, kes ei oota päris ühte ja seda sama raamatutelt ja kes lähevad sinna raamatukokku, kui nad lähevad, siis ikkagi igaüks mingite oma vajadustega ja mõned juba teavad, mida nad saada tahavad, mõned tunnevad juba seda raamatukogu hoidjat, aga mõned lähevad lihtsalt uksest sisse ja siis hakkavad vaatama, lehitsema. Tead, mida ütleks raamatukogu hoidja? Ütleks see pealt, meil siin on 10 tädikest ja kõik nad tahavad seda Nora Robertsit ja ei ole meil siin ühtegi, kes seda meetrit ja meetrit loeks. Kahju küll, et saatke Tallinnast mõni, küll me annaks talle ka. Minu jaoks see on hoopis nagu niisugune sotsiaalne probleem, et see, et kuskil raamatukogus on liiga vähe Nora Robertsit, loomulikult. Ei, seda on seal piisavalt. Ma arvan ka, et tegelikult on seda seal täiesti piisavalt. Ja küsimus on selles, kas meetrit ja meetrit peaks olema sama palju? Aga ei ole ju. Aga kas peaks? Aga miks? Sa enne ütlesid, et sulle meeldivad naistekad või sul pole midagi nende vastu? Jah, muidugi ei ole. Oled lugenud mõnda? Praegu ei tule meelde. Ma olen lugenud naistekate käsitlusi ja sellises uuemas 4. laine feminismis on mõned kirjandusteadlased nagu naistekaid rehabiliteerinud ja näidanud, et see on tegelikult täitsa hea ja huvitav lugemine ja et sellest võib olla palju kasu ja mina usun seda. Võib-olla see naisteka mõiste ise on kuidagi problemaatiline, aga mulle ei tundu ka, et see oleks täiesti vale. Aga mis sa nüüd tegelikult küsisid, et kas mul on hea meel, kui kuskile väiksesse maa raamatukokku viiakse üks eksemplar minu niisuguste eeposte, millest seal keegi ei saa aru. No. Mul on hea meel, jah, sellepärast, et alati on see väike võimalus, et sinna raamatukokku tuleb üks väike poiss või tüdruk, kes ei tea üldse, mis on kirjandus, mis on eepos, midagi. Ta kogemata lihtsalt vaatab seda, hakkab lugema ja talle ei tule pähe, et ta ei saa sellest aru. Siin oleks vaja natuke niisugust head tervet lapsemeelsust, et pole üldse tähtis, kas ma kohe aru saan, vaid ma lihtsalt vaatan veel edasi ja edasi ja edasi. Ja siis ongi. Niimoodi tegelikult õpitakse. Sa oled teinud hüppeid ka kirjanduse naabervaldkondadesse. Sinu luulekogudest on pühendatud džässmuusikale ja siis oled sa väga palju uurinud näiteks David Lynchi filmiloomingut. Ühes raamatus on 2 pikka esseed sellest Millimallikas David Lynchist, et siin täitsa piisavalt võiks öelda. Kui palju sa muusikat ja filme selle pilguga kuulad ja vaatad? Muusikast ma kirjutada tegelikult niimoodi analüütiliselt ei suuda. Muusikat suudab kuulata igaüks teadmata, mis on oktaav või mingisugune noot. Jah, et see džässiraamat on pigem selline, kus ma püüdsin elada sisse mingisse konteksti, mis minu jaoks oli tegelikult ajalooline. Ühesõnaga ma püüdsin minna teise ajastusse, teise ruumi ja siis muusika kaudu sai sinna ligi. Et džäss ei olegi sinu jaoks selline valdkond, mida sa eelishindad või eeliskuulad, vaid lihtsalt vorm, kujund, vahend. Kui vähegi võimalik on mingil vabal hetkel midagi kuulata või lihtsalt panna muusika mängima ka taustaks, siis ma alati kasutan seda võimalust. Ja sellest muusikast, jah, ligipool on siiamaani on džäss, jah. Kuigi mitte tingimata nüüd selline klassikaline džäss kuskil 40-50, vaid ikka väga palju ka tänapäevane. Mida kuulatakse iseenesest vähem ju, aga mina kuulan, jah. Tänapäeva antropoloogidel on väga
trendikas arutada, kuidas tänapäeval inimesed muusikat tarbivad, et kas juhtme kaudu kõrvast, mis vahendist kõrvast, kes veel paneb plaadimasinasse, kellel on nüüd uuesti vinüüli huvi. Kuidas sina muusikat tarbid? Vinüüle pole ammu kuulanud. See on niisugune teistsugune rafineerituse aste. Mina nii rafineeritud kuulaja ei ole endale uut vinüülimängijat muretsenud, vaid ma kuulan ikkagi Spotify'st, et ma võin ühe öö jooksul leida mingit 10 uut huvitavat artisti enda jaoks ja siis 2-3 neist võib-olla ma jäängi kuulama, võib-olla nädal aega kuulan neid, aga siis ma lähen jälle edasi. Ma varem ikkagi tundsin pidevalt uuest muusikast puudust. Ka veel 90-ndatel, siis kui neid CD-sid oli juba päris palju, aga nad olid ikkagi küllaltki kallid. Muidugi ma nüüd ka, eks ma kuulan mingeid oma playliste pidevalt üle. Kui mul oleks ööpäevast mitte 24, vaid 48 tundi, siis jah, need teised 24 ilmselt kuluksid muusika kuulamisele. Mitte aia harrimisele. Jah, ongi nii, jah. Ühesõnaga, sinu töölaual on arvuti, klaviatuur, kuskil on arvuti kõlarid, kus sumiseb pidevalt Spotify, paksud raamatud ingliskeelsete pealkirjadega, antropoloogiast, müütidest. Mis seal veel on? Visualiseeri veel oma töölauda. Lugu on selline, et mul oli päris oma töölaud viimati vist 17 või 18 aastaselt. Pärast seda hakkasid tulema elumuutused ja ma töötasin siin ja seal. Tegelikult ka praegu mul ei olegi ühte töölauda. No kus sa siis kirjutad? Voodiserval mitte? Igasugustes kohtades. Et aeg-ajalt laua taga, aeg-ajalt lihtsalt diivanil läpakaga. Ühesõnaga, meil on praegu tegemist kirjanikuga, kelle kodus ei olegi kirjutuslauda. Abikaasal on. Aga tema ei lase? Ei, ma vahel töötan tema kirjutuslaua taga ka, jah. Aga mul endal ei ole. Teil on väga palju ühiseid projekte olnud käsil Karoliina Pihelgaga. Jah. Olete koostanud õigest raamatuid, pidanud blogi. Kuidas teil see loominguline koostöö kulgeb? See on nagu tulnud lihtsalt iseenesest. On ka väga palju asju, mida me ju üldse ei tee koos. No mida te ei tee koos? Oma raamatuid ei kirjuta koos. Et need on lähevad täiesti eri suunas ja ega me ei kirjuta ka eriti sarnaselt. Näiteks see tõlkeluule blogi ja siis ajakiri Ninniku, tõlkeluule ajakiri, seda oleme koos toimetanud. Sellised koos ette võetud projektid, neil on see hea külg, et kui see asi käima lükata, siis seda ei saa enam pooleli jätta, sellepärast, et kui midagi üksi teha, siis alati võib korraks nagu peatuda, jätad selle sinna paika ja pärast avastad, et mingi pool aastat või rohkem on mööda läinud, ma ei tegelenudki sellega. Aga kui hakata tegema koos, siis pidevalt jälgitakse ja mis teine teeb, käib selline mõttevahetus ja siis tuleb see lihtsalt lõpuni teha. Mul on hästi palju selliseid pooleli olevat või lõpetamata projekte, aga Karoliina on omajagu järjekindlam ja kui ma temaga koos midagi tegema hakkan, siis see saab ka lõpetatud. Kas teil majapidamistööd on tänapäevaselt, nagu tänapäeval kombes, pooleks jagatud? Kellel parasjagu aega on? Et mingi, ma ei tea, nõude pesemine. Kui nad on sina kuhjunud, siis lõpuks lihtsalt vaatad, et... See, kellel närvid esimesena üles ütlevad, see peseb. Jah. Üldse mina arvan seda, et kui tülitsetakse sellepärast, et kes peab nõusid pesema ja nii edasi, et siis seal taga on tõenäoliselt veel mingeid pingeid ja küsimusi, mida tuleks ka arutada, jah. Sinu tegevused väljaspool kirjanduselu. Viimasel ajal ma olen märganud, et sa tegeled metsandusega. Metsa sul endal ei ole. Suured, laiad alad, mis varem olid kaetud ilusate metsadega, on nüüd äkki tühjaks võetud, kuna meil
ei ole ka mingeid piiranguid sellele lageraie praktikale, mis tegelikult on hästi kahjulik ja pikaajaliste halbade tagajärgedega, siis maastik hakkab muutuma ja mina olen selles suhtes nagu hästi konservatiivne, et mina kujutan ikka ette, et mina ja minu lapsed nagu tahaksid elada Eestis ja et see peaks ikkagi olema selline nagu pigem ilus maa, mitte mingi selline poolkõrb. Sa oled alla kirjutanud mitmele avalikule kirjale sel teemal, siis käisid Riigikogus mingi komisjoni ees, käisid sõna võtmas. Kas sa tunned, et sellest tegevusest on kasu? Muidugi see ongi mõjutamine, et see ei ole veel otsuste tegemine ega määramine. Et ikkagi minu eesmärk on olnud mõjutada ja siin on nii, et ma teisiti ei saa. Ühesõnaga, palju mugavam oleks muidugi seda mitte teha ja tegeleda mingite asjadega, mis on mulle hästi omased ja näiteks mütoloogia ja kirjandus ja nii edasi. Aga see kõik ei jää neist muudest tegevustest välja, sellepärast et kui tegeleda pärimusega, jõuad Eestis ikkagi maastikuni, sest pärimus on nii palju seotud maastikuga, siis sõidad korra läbi Eesti, näed, et maastikuga kuidagi nagu halvasti läinud. Siis tuleb tunne, et tegelikult see puudutab täiesti ootamatust küljest ka seda minu mütoloogia ja pärimuse huvi, aga et oluline on see, et kui kaugele asi enne jõuab minna, et kui seda protsessi jõuliselt aeglustada, siis vana hea taktika nõukogude ajast. Jah, vana hea taktika tõesti, et lihtsalt nagu vastu pidada ja pidurdada, hoida teatavaid asju alal ja küllap need paremad päevad ükskord tulevad. Viimane küsimus, kas sa Valdur Mikita teoseid, pean silmas just tema esseesid, julged lugeda? Jah. Kas ei karda etteks, et sa kuskilt saad väga tugevaid mõjutusi või näed koguni, et mõni sinu geniaalne mõttekäik on kuidagi tema poolt nagu ära näpsatud? Kui keegi nagu võtab ülemale minu mõtte, siis see on üldse suurim rõõm, mis mul olla võib. Tähendab, ma enne rääkisin, et ideed ei ole signeeritud. Ma loengi teiste tekste selleks, et need mind mõjutaksid. Kas ta on sinu meelest tõsiseltvõetav või on see rohkem mäng? Briti päritolu ökoloogiline mõtleja Timothy Morton on rääkinud mängulisest tõsidusest. Sõnaga vastandades seda siis niisugusele meie tänapäeva tsivilisatsioonis vohavale tõsisele mängulisusele, kus ka suur ettevõtetes korraldatakse koos selliseid mängulisi olenguid ja igasuguseid mängulisi tegevusi, nagu peetakse tähtsaks, kõik inimesed mängivad, aga seda tehakse mingite hästi tõsiste tagamõtetega. See, mida vaja on ikkagi minu meelest ka, on mitte niisugune tõsine mängulisus, vaid mänguline tõsidus. Me läheneme maailmale ilma selle eelduseta, et me võiksime kunagi teada, mis need asjad, mis me näeme ja millest me räägime, mis need päriselt on. Et me läheneme niimoodi ettevaatlikult, nagu veidi kobades, niimoodi kergelt puudutades, niimoodi natuke naljatamisi ja siis mänguliselt, jah. Aga see ei tähenda, et me ei võtaks seda kõike tõsiselt. Kas sa mõnda Mikita mõttekäiku või kohta lugedes oled tundnud ka sellist kadedust, et pagan, et mina selle peale ei tulnud? Kadedus võiks olla selles osas, et sõnaga Mikita on leidnud nagu viisi, kuidas teatavaid ideid tõesti väga efektiivselt populariseerida. See on anne, ütleme nii. Mina olen ikkagi loomult või eelsoodumuselt alati olnud selline,
et kui ma kirjutan, ma muidugi püüan kõik uksed lahti teha, aga pärast ma saan aru, et on teatav hulk inimesi, kelle jaoks need uksed läksid lahti ja nemad olidki siis see, kellele ma selle asja tegin, aga teised ei saa millestki aru. Ja niimoodi siis ongi. Seda võib nimetada ka saatuseks. Ei olene ise endast. Sa teed seda oma asja nii hästi, kui sa suudad ja siis see jõuab nendeni, kelleni see peab jõudma. Lõpuks, kes see ikka jõuab kokku lugeda kõike või?